Ja aitäh mind kutsumast siia ja selline, kui ma oleksin Viivi Luik, siis ma alustaksin umbes niimoodi, et 76. aastal, kui hakkasid ilmuma Tõe ja õiguse tšehhikeelsed tõlked, sündis Tallinnas üks tüdruk, kes kuskil 30 aastat hiljem hakkas Tõde ja õigust uurima. Ja Viivi Luik oskaks seda kindlasti väga poeetiliselt kirjutada, sest et tema loomingus ongi alati sellised toredad ajanihked. Aga mina jään natukene proosalisemaks ja tõepoolest räägiksin natukene sellest, et miks ja kuidas on Matsura mõjutanud siis Tammsaare tõlgendust ja retseptsiooni. Ja selleks ma kõigepealt räägin pisut taustaks, et missugune oli kõigepealt Tammsaare retseptsioon olemasolevalt juba Eestis. Juba enne sõja teist maailmasõda, kui Tammsaare veel elas ja ta ise loomulikult ei olnud enda retseptsiooniga sugugi rahul, nagu suurem osa kirjanikke, et neid on vist ikkagi väga vähe, kes leiavad, et nende kirjutatust on ka hästi aru saadud. Ja Tammsaare tõlgenduse või selle retseptsiooni võibki iseenesest jagada sellisesse Eestis laias laastus 3 etappi. Kõigepealt tema eluajal kirjutatud arvustused ja selle vastuvõttu, siis selle, mis toimus pärast teist maailmasõda Nõukogude okupatsiooni ajal ja siis taas iseseisvunud Eestis. Ja see, mis sealt kooruvad välja tegelikult väga huvitavad asjad, et kui ma kirjutasin oma doktoritööd, mis kannab pealkirja Irratsionaalsuse poeetika Anton Hansen Tammsaare loomingus, siis selle sissejuhatav osa keskendubki sellele, et kuidas Tammsaare loomingut on seni mõistetud ja saingi aru, et kuigi Tammsaare on meie kultuuris, ma arvan, üks enim uuritud autoreid, on siiski nii meeletult palju, mis on uurimata ja tegelikult on suures osas uurimata Tammsaare retseptsioon välismaal. Meil on tõenäoliselt ka päris palju arvustusi, mis ei ole Eestisse üldse jõudnudki, mis on ilmunud ka keeltes, mida valdav osa eestlasi ei valda ja isegi kui need meileni jõuavad, siis me ei oska nendest aru saada. Ja lisaks on korralikult uurimata ja võrdlemata ka need tõlked. Jällegi, meil ei ole piisavalt inimesi ja meil ei ole piisavalt ressursse, et neid tõlkeid uurida. Kõik see nii-öelda tõlkeuuringud on tehtud, mõningaid on tehtud võrreldud siis prantsusekeelseid tõlkeid, mida on tehtud mitu, soomekeelseid tõlkeid on tehtud mitu, aga üldiselt see, kuidas see Tammsaare tegelikult ka nendesse teistesse keeltesse on jõudnud, on ka laias laastus tegemata. Nüüd, mis puudutab seda, et mida uuenduslikku tõi Matsura, et siis sellepärast ongi võib-olla niisugune väike taust hea teada. Eestis Tammsaare eluajal Tammsaare sai kiiresti elavaks klassikuks, kiiresti hakati tema loodud tegelasi ja teoseid armastama, aga need tekitasid ka palju intriigi. Mis Tammsaaret ennast võib-olla kõige rohkem toona häiris oli see, et valdav osa arvustusi kippus kiiresti otsima prototüüpe. Väga palju auru läks selle peale, et tõestada, kui palju siis ikkagi Vargamäe Andres oli Tammsaare isa ja kas Tammsaarel oli kellegi ka sarnane suhe nagu Ramilda või Kristi või et kas siis õiguse 4. osas kujutatud Indreku ja Kaarini abielu on see, mis toimub siis Koidula 12a korter 4 seinte vahel ja nii edasi, et sellele ta tegelikult iseenesest vastas ka romaani Ma armastasin sakslast algus sellises sissejuhatavas pöördumises lugejatele, kus ta siis väitis esiteks, et ta ei ole seda romaani kirjutanud ja teiseks ütles, et inimesi huvitab palju rohkem see materjali asukoht või leiukoht, ühesõnaga neid huvitab see savi kaevamise kaevandus rohkem kui see kunstiteos, mis on savist tehtud ja sellega ta tegelikult andis siis mõista, et suur osa tema arvustus tegeleb mõttetute küsimustega. Nüüd teine niisugune tasand, mis siis Tammsaare eluajal toimus, oli see, et tema tegelastesse suhtuti väga selgelt tollaste moraalinõuete või moraali uskumuste järgi. Ja kuna ikkagi Eesti enne teist maailmasõda oli vägagi kristlikute hoiakutega ühiskond,
siis käis ka see kohtumõistmine hästi palju selle järgi ja üleüldse ka Tammsaare looming on ju piibli viidete, piibli tsitaatide, ta on tegelikult ka kirjutatud selles samas kontekstis. Ja sellest said lugejad väga hästi aru, nendel ei olnud vaja kirjutada, mida tähendab Hiobi raamatu lugemine või mida tähendab viide mingisuguselegi naise viskamisele kiviga. Et see kontekst oli lugejatele hästi selge ja ka tegelaste üle mõisteti kohut sellest kontekstist lähtuvalt. Nii et väga palju sellest retseptsioonist oli ka tegelikult küsimus sellest, et kui hea või halb on üks või teine tegelane. Et nende tegelaste üle peeti ka lausa kohtuprotsesse, selliseid kirjanduslikke kohtuprotsesse ja väga paljud arutelud olid ikkagi sellised, et nagu oleks need tegelased lihast ja luust inimesed, üldse ei arvestatud mõnes mõttes nende ilukirjanduslikku konteksti, et seda, et neil võiks olla mingisuguseidki suuri sümbol, mingisuguseidki tähendusi või teisi tähendusvälju. Oli muidugi ka neid, kes natukene tõid sellist lisatasandit ka juurde, võrreldi ka Tammsaare tegelasi teiste autorite tegelastega, kõige rohkem leidis võrdlust Vargamäe Indrek, keda võrreldi siis kõige rohkem Dostojevski erinevate tegelastega, leiti ka seoseid Knut Hamsuni loominguga, leiti seoseid Goethe Faustiga, ühesõnaga neid selliseid intertekstuaalseid viiteid leiti, nendele juhiti tähelepanu, aga need olid alati pigem põgusad ja rohkem kirge läks ikkagi selle peale, et kumb oli süüdi, Indrek või Kaarin. Nii et see eluaegne retseptsioon Eestis jättis Tammsaare ikkagi väga rahulolematuks. Ta kirjutas ka ise ühe pikema kirja, kus ta oma Tõe ja õiguse ideestikku natukene avas, sest ilmselgelt ta leidis, et kõik need lugejad ja arvustajad ei ole sellele päriselt pihta saanud. Ja pani väga palju lootust tõlkimisele ja kui hakkasid ilmuma Tammsaare eluajal esimesed tõlked erinevates keeltes, siis ta oli ülimalt huvitatud ka nendest arvustustest, väga sageli tõlkijad ka saatsid talle neid. Ta lasigi nii mõned ära tõlkida, millest ta ka võib-olla tingimata ise aru ei saanud, näiteks hollandi keelest. Ja kuna need arvustused sageli olid ka tõesti teistsugused, sest et need lugejad olid teistsugused, siis tõesti Tammsaarel oli, ma arvan, et õigustatud ootus, et teda mõistetakse isegi võib-olla kuskil mujal paremini, sest et eestlased olid võib-olla väga kinni tõesti selles, et Andres ja Pearu ja naabrite vaheline kraaklemine ja kõik nii edasi. Aga siis, nagu me teame, tuli teine maailmasõda, 1. märtsil 1940 Tammsaare suri ja väga suur osa tema tõlkelootustest lõigati väga järsult katki. Tammsaare ise oli 1940. aastatel pikka aega autor, kelle suhtes ei osatud nõukogude võimu poolt võtta lõplikku seisukohta. 40. alguses rõhuti võib-olla rohkem seal Põrgupõhja uue vanapagana peale, siis leiti, et ka see ei lähe, sellepärast et kui ka Põrgupõhja uus vanapagan kujutab endast klassivõitlust ja Põrgupõhja Jürka siis proletariaati, kes teose lõpus asub mässama, siis ikkagi leiti, et üks kõrge partei tegelane olevat käinud vaatamas etendust ja pärast seda teinud skandaali, öelnud, et proletariaati kujutatakse nagu idiooti ja seetõttu ei tohi see Põrgupõhja uus vanapagan ka niimoodi olla avalikult kättesaadav. Ja pikka aega oligi selline, näiteks Soomes olidki Tõe ja õiguse ja teosed keelatud nimekirjas, keelatud kirjanduse nimekirjas, Tammsaare enda teostest jäi ennekõike osa tema publitsistikast hiljem keelatud kirjanduse nimekirja. Ja loomulikult mingisugust sellist maailma suurtesse keeltesse tõlkimist enam ei järgnenud, vaid küsimus oli üldse, kas Tammsaart eesti keeleski veel avaldatakse. Ja õnneks tõesti suruti see kuidagiviisi läbi, et 1948. aastal ilmus välja üks Venemaa eestlane Heinrich Tobias, kellele anti siis ülesandeks kirjutada kõikidele Tammsaare Tõe ja õiguse köidetele põhjalikud marksistlikud järelsõnad, kus siis seletati ära, kuidas neid raamatuid peab mõistma ja seetõttu need võisid siis justkui ka inimeste lugemislauale jõuda. Ja põhimõtteliselt, kui ka seal 50. aastatel välja antud teostes võib täheldada ka
lausete tsenseerimist, et neid ei tasu tingimata nagu lugeda kui puhast kulda, et sealt on ikkagi sõnu ja lauseid välja lõigatud, siis kogutud teosed tegelikult on täiesti korralikud, et näiteks sai võrreldud ära Tõe ja õiguse 3. osa, kus on siis, mis ei jõudnud kordustrükina ilmuda Tammsaare eluajal enam, aga kus on Tammsaare enda kärped, millisena ta tahtis, et see uus trükk siis lugejateni jõuaks ja kogutud teostes on see täpselt sõna-sõnalt, koma-komalt täpselt Tammsaare viimase tahte järgi avaldatud, nii et selles mõttes need teosed lõpuks eestlaste kätte jõudsid, järelsõna ei pruukinud lugeda, teksti ennast sai ikkagi lugeda, nii et see oli väga suur võit. Ja seetõttu, kuna Tammsaare ikkagi arvati sinna Nõukogude kirjanduskaanonisse, võis Tammsaaret hakata tõlkima ka siis kõikidesse nendesse Nõukogude Liidu, vabariigi erinevatesse keeltesse ja sellesse nii-öelda mõjusfääri keeltesse. Ja loengi siis ette, kuidas Tammsaare hakkas jõudma tšehhi keelde, nii nagu Vladimir Matsura seda ise on kirjutanud. Tsiteerin. Muide ei ole kirjanduslik maitse Euroopas mitte kuidagi soosinud väikseid tundmatuid kirjandusi ega soosi neid tänapäevani. Ka meil muide, hoolimata teatud pöördest kirjastamispraktikas viimastel aastatel, pole see tänapäevani teistmoodi. Ja nõnda see kõik, mis eelnes kirjastuste ootamatule huvile Tammsaare teoste vastu 70. aastate lõpus Tšehhoslovakkias, kindlasti äratas seda huvi väljaspool UNESCO algatusel ette võetud Tammsaare 100. sünnipäeva-aasta tähistamine, on täis salapärasust ja valgeid laike. Esimesed teated Tammsaarest ilmuvad Tšehhi ajakirjanduses 20. aastate lõpul asjaolude kokkulangemise tõttu reisiajakirjades ja samal ajal ka eestikeelses trükisõnas ja jällegi reisiraamatus, nimelt Bernhard Linde kultuuriloolises loos Loova Kesk-Euroopa poole. Seal ilmub teade, et tšehhi tõlkija polüglott, ma loodan, et ma hääldan õigesti nimed, Alois Kodelka alias O.S. Veti tõlkis 30 keelest ja tõlkis ka Tammsaare proosat. Lähemaid andmeid selle tõlke kohta pole õnnestunud kindlaks teha ja on tõenäoline, et seda ei avaldatud, kuivõrd see üldse oli olemas isegi ajakirjades. 30. aastate lõpul katsus epopöa esimest köidet tõlkida Tallinnas asuva Tšehhoslovakkia saatkonna pika tööstaažiga ametnik Jindrich Schröder, ent väljaandmiseni, teose pidi avaldama kirjastus Sphinx, lõppude lõpuks ei jõutudki. Ja nõnda osutus esimeseks raamatuna avaldatud teoseks Tšehhoslovakkias Tammsaare aastal 1973 ilmunud Tõe ja õiguse esimese köite slovakikeelne tõlge, mis oli tehtud vene keele vahendusel. Häbiväärsel ning saatuslikul kombel oli autori kodaniku nimi Hansen moonutatud Hamsuniks. Ja sellele järgnesid suhteliselt kiiresti 1976. aasta lõpust alates esimesed tšehhikeelsed tõlked. Aastal 1976 hakkas kirjastus Svoboda avaldama epopöad Tõde ja õigus. Juubeliaastal 1978 andis kirjastus Odeon välja ühiste kaante vahel Tammsaare esimese ja viimase romaani Kõrboja peremehe ning Põrgupõhjõe vanapagana. Ja nii see läks. See jutt natukene veel jätkub, aga ma ei loe teda rohkem edasi. Ja nendele tõlgetele kirjutas Vladimir Matsura ka väga põhjalikud järelsõnad. Ja kui jällegi panna see asi konteksti, siis pärast teist maailmasõda, no jah, 40-ndatel, nagu ma just rääkisin, Tammsaare uurimine sisuliselt seda ei olnud olemas. 50-ndatel oli see selgelt marksistlik ja 60-ndatel ma isegi ütleksin, et sisuliselt 60-ndatest kuni peaaegu seal 80-ndate keskpaigani oli Tammsaare uurimise põhikese, ilmus loomulikult üht-teist ka muud, aga põhikese oli biograafiline, et uuriti väga palju Tammsaare elulugu, asutati 2 muuseumit, anti välja pildikroonika Tammsaare elust, anti välja mälestuste raamat Tammsaare elust, anti välja monograafiat Tammsaare elust, küll sellised väiksed monograafiad, sellist väga mahukat, korralikku monograafiat Tammsaarest paradoksaalsel kombel ei olegi. Aga kuna tolle aja kultuuri kontekstis või ütleme, ühiskondlik poliitilises kontekstis oli väga paljude teemade uurimine sisuliselt põlu all
siis ei olnudki Tammsaare loomingut võimalik tema täies rikkuses üldse uurida. Ja seetõttu nüüd need järelsõnad, mis ilmusid tšehhikeelsetele tõlgetele, olid Tammsaare uurimisest täiesti uus tase. Sest et Tammsaare loomingu selliseid erinevaid filosoofilisi tasandeid senisel uurimuslikul määral või sellises mahus ei olnud tegelikult mitte keegi teinud. Ja siin juba oli mainitud Juri Lotmani nimi, kes olevat olnud see, kelle vastu huvi tundes oligi hakanud siis Matsura ka eesti keelt õppima. Ja tema nendes Tammsaare tõlgendustes on väga selgelt tunda, et ta proovibki ära tabada siis kogu seda Tammsaare oma maailma ja kogu seda nii-öelda Tammsaare semiosfääri. Ta kasutab päris palju sellist semiootilis, filosoofilis mõttestruktuuri, kui ta Tammsaaret analüüsib. Ja tõepoolest Tammsaare loomingu filosoofilisi alltekste on nüüdseks uuritud juba päris palju. Aga Matsura oli siiski esimene, kes seda tegi, sest et kõige esimene niisugune põhjalikum uurimistöö või teadustöö, mis ei ilmunud Eestis, oli Veli Ilmari Mikkoneni kirjutatud magistritöö, mis keskendus siis Indreku tegelaskujule tõe ja õiguse erinevates osades. Ja see ennekõike keskendus sellisele, ütleme siis isegi otsapidi psühhoanalüütilisele tõlgendusele, et see ei olnud ka niisugune, et ta tegi väga sügavuti sellist tegelasanalüüsi, aga ta ei olnud ikkagi kogu seda Tammsaare loomingut hõlmav analüüs. Ja samuti ei avanud ta Tammsaaret maailmakirjanikuna, et see sama tsitaat, mille ma lugesin, et see on pärit 2001. aastal ilmunud raamatus 3 välismaa Tammsaare uurijat ja siia on Elem Treieri eestvedamisel tõlgitud kõik need Vladimir Matsula järelsõnad, samuti tema käsitlus 2 maastikku põrguga, mis räägivad siis romaanidest Kõrbo ja peremees ja Põrgupõhi uus vanapagan ning ka jutuks olnud, ma ei tea, kas see oli see sama raamat, mida te näitasite, ma vilksamisi ei näinud, et Anton Hansen Tammsaare ehk Teekond Eppõppuja juurde. Ja, see on see sama raamat, just. Et see on ka tõlgitud selles samas siin raamatus on see siiski tõlgitud. Ja. Nii et siin on väga hästi eesti keeles võimalik näha, mis aastatel need toimusid, sest et näiteks Tammsaare niisugust väga paradoksaalset elukäsitlust ja Tammsaare väga paradoksidel üles ehitatud keelt on hiljem väga huvitavalt käsitlenud ka saksa uurija Friedrich Scholz, kelle artiklit samuti on selles teoses avaldatud, aga ta teeb seda hiljem, et Matsura teeb seda ikkagi esimesena ja toob esimesena ilmsiks tõesti mingisugusedki sellised Tammsaare maailma tajule omased eripärad, tema sellise väga tugeva dialoogilisuse, kõik sellised filosoofilised alltekstid, ma vaatan, kas ma leian üles ka ühe väga toreda koha, kus ta just ja loen ühe väikse tsitaadi ette, mis ta siis arvab. Jutt on Tõe ja õiguse 4. osast. Tammsaare pentaloogia 4. romaan meenutab jällegi dialoogi. Tammsaare maailma nägemine on õigupoolest, nagu on sellest juba juttu olnud, põhiliselt dialoogil baseeruv. Dialoogis kujutab Tammsaare kõige omasemalt nii maailma vastuolusid kui ka inimmõistuse vastuolusid. Seejuures aga pole ülipikkade sõnasõdade partnerid Indrek ja Kaarin, kui neid sellelt seisukohalt vaadelda, üldsegi võrdsel tasemel. Formaalselt võttes kalduvad mõlema sõnavõtud paradoksaalsusesse, nad on täis ägedaid pöördeid ja väärtushinnanguid šokeerivaid käsitlusi. See on juba kord Tammsaare 5 sündmusi näha, kuid Indreku üksikud arutused suunduvad ootamatu, kuid sedapuhku üllataval kombel ühetähenduslikult lõpplahenduse teravalt püanteeritud aforismi poole, Kaarini omad entroopia, kõhkluste ja irratsionaalsuse poole. No, see on juba selline hea näide sellest viisist, kuidas Matsura neid tegelasi ja kogu Tammsaare loomingut käsitles. Ja võib-olla 3. element, mille võiks ka veel lisada, mis on just tema poolt esimesena nii tugevalt
välja toodud ja presenteeritud, on just nimelt Tammsaare asetamine maailma kirjanduse tippu või maailma kirjanikuks. Sest et meile on ta kogu aeg olnud tähtis kui eestluse kirjeldaja ja isegi oma seda esimest järelsõna Tõe ja õiguse esimesele osale see Matsura alustab vastandumisega mõneti Leenu Siimiskerile, kes kirjeldabki seda, kuidas meie näeme siis ütleme eestlast Tammsaare pilgu läbi ja Tammsaare siis kirjeldab omakorda eestlast nii, nagu tema seda näeb ja kuidas see on hästi eesti-keskne teos ja kuidas kõik see maastik ja ümbrustik, et see on puhas Eesti. Ja Matsura ütleb selle peale, et jaa, aga ta on ju veel nii palju rohkemat. Et see, miks võib-olla ta on leidnud niivõrd head vastukaja ka näiteks Tšehhis, kui ta oli ära tõlgitud tšehhi keelde, ongi see, et teised ei oska näha seda spetsiifilist Eesti vaatepunkta, aga nad oskavad näha kõike seda muud, kõike seda tohutut mitmekihilisust, mis selles tekstis on peidus, kõiki neid viiteid maailmakirjandusele, kõiki neid vestlusi, tegelikult varjatud vestlusi kõikvõimalike filosoofidega, teiste kirjanikega, seda tohutut mõtterikkust rõhutab korduvalt Matsura Tammsaare käsitluses, et tema teosed on niivõrd tulvil mõtterikkust, et ainult loe ja nopi välja, et ta rõhutas ja tõi esile just nimelt selle, et Tammsaare on maailma kirjanik selle kõige parimas tähenduses, ta on ühtviisi mõistetav igal pool, et ta ei ole tegelikult et ühest küljest on ta väga Eesti spetsiifiline, aga teisest küljest ta on midagi palju suuremat ja seda niisugusel kujul ei olnud ka üheski teises käsitluses varem esile toodud, nii et Tammsaare seisukohalt see, et Vladimir Matsura otsustas, et ta õpib selgeks eesti keele, kuigi nagu ta Leo Metsarile oli kirjutanud, et kui ta selle grammatika sai, oli seda silmest mustaks võtnud, aga ta tegi selle ära ja ta hakkas armastama nii eesti kirjandust kui eesti kultuuri ja Tammsaare retseptsiooni seisukohalt oli see üks väga suur õnn. Aitäh kuulamast!